või please eestikeelset ASMR-i, mis iganes on ju. Ja mina olen, et ütlesin vist mingi paar kuud tagasi, et sellel aastal veel tuleb üks video, paar nädalat tagasi, sorry, et sellel aastal veel tuleb üks video, seega siin ma olen. Ma tean, te kindlasti ei mõtle, aga mina räägin sellest kõigepealt. Mina sain jõuludeks selle. Kas te teate, mis see on? Teate? Ei tea. Siin on minu uus kaamera sees, mida ma praegu ka filmimiseks kasutan. Ma ei ole kindel, kas te näete kvaliteedis erinevust või ei näe. Oh, nii, nüüd läks tumedamaks, näed. Ma saan. Nüüd on küll nagu mingi emu kolmnurk siin. Ma panen nulli selle valguse. Okay. Ma ei ole veel kaameraga nagu nii palju koostööd teinud, et ma võiksin öelda, kas see on hullult hea või et teie rääksite praegu hullult head kvaliteeti, sellepärast et ma pean veel seda õppima, okei. Ja teisel pool ma näen praegu kass mängib. Nii et kui te mingit imelikku taustaheli kuulete, siis see on minu kisu. Jep, it is what it is. Ja siis mul on siin see kaamera päega. Minu mikker on endiselt seesama. Ma üritan teile näidata. Kas te näete siin peal? Siit nüüd näeb, sellel on muuk peas. Jab, muuk. Sest see kukkus mul maha nagu plõkk pea ees. Ja aga ta töötab veel. Ja sellepärast ma ei hakka endale uut ostma ka. If it works on fix it. Igastahes. Selle kaamera nimi on Osmo. O-S-M-O-P-O-C-K-E-T. Osmo Pocket 1, 2, 3. Osmo Pocket 3. Ja see on selline pisikkaamera. Ma tean 4. Ja sina. See on selline kaamera, et ta on pisike, ta on väga kompaktne, ta mahub siia sisse koos teiste asjadega. Ta on põhimõtteliselt hästi hea, kui sa oled nagu on the go, sa lihtsalt reisid kuskile, lähed, tahad päriselus kuskil midagi filmida, sul ei ole kotis mingi ja ma ei tea, nii palju ruumi, mis iganes on ja selleks ta on ikkagi väga hea. Ja paljud kindlasti nagu mõtlevad, et kuule, sul ei ole followerigi nagu. Mis mõttes sa mingit kaamera said kingituseks?
siia kuskile kinnitada. Ja siis umbes mingid tänaval käid ja räägid, mis iganes on ju. Aga ma ei tea, kui palju ma seda kasutan. Aga igatahes ma räägin nüüd selle ära, miks ma seda kaamerat tahtsin, on ju. See oli mul juba väga pikalt, inimesed, väga pikalt listis. Sest et kunagi mingi pool aastat tagasi või paar kuud tagasi, siis ma isegi ei mäleta, millal see täpselt oli. Aga minu ema võttis, minu ema, kuidas ma ütlen, avastas, et meil on nagu vanad CD-plaadid ja nende CD-plaatide peal on vanad pildid ja videod, mis me nagu ühega tegime mingi 20 aastat tagasi. For real, crazy. Ja siis ma nägin neid videosi ja ma olin nagu oh my god, ma ei ole reaalselt mingi nii kaua enam filminud nagu siukest homemade suvalist contenti. Ja me ühega reaalselt mingi filmisime mingi oh my god, minu Tere seriaal, tantsisime mingi lõppköögis nagu mingi 5, 6, 7, 8 aastased ikka teevad, on ju, nagu live your best life girl. Ja siis ma mõtlesin, et nii tahaks nagu rohkem enda elu jäädvustada. Lihtsalt, et oleks nagu pärast äge tagasi vaadata, mida ma tegin, kuidas ma välja nägin, kuidas või millest ma rääkisin, mis minu huvitad, mis iganes, nagu lihtsalt seda on nii lahe pärast nagu vaadata. Ja siis eriti kui nagu käia reisidel, et nagu reisi filmida, pilte teha, mis iganes, ja kõike seda saab ka telefoniga teha. Ma ütlen ausalt, kui sina telefoniga pilte teed või asju filmid, siis sa kindlasti tead seda probleemi, milleks on telefonimälu. Jep. Mul on iCloudi storage'id juba ostetud ja mitte isegi see kõige pisiksem level. Mul on seda juba ostetud ja mul on ikka veel nagu puudu ja kogu aeg, kui ma nagu content'i filmin, ma pean mingi 100 teist asja ära kustutama. Ja sellepärast on nii nice, kui sul on võimalus kasutada nagu lihtsalt mingi ekstra kaarte või kaamerat, eriti nagu reisil olles või lihtsalt linna peal käies, sest ka filmimine võtab metsikult akut. Ja sellega on lihtsalt nii palju lihtsam, kui selleks on mingi kaamera olemas. Kvaliteet on ka parem, nagu kõik on lihtsalt nice. Aga mu ühel on, ma ei tea, mis kaamera tal on, ta teeb nagu hästi palju pilte, fotograaf, mis iganes. Aga ma tean, paljud võiks öelda, aga sa ju näed enda YouTube'ist, milline sa välja nägid ja värk-särki. Ja siis mina nagu jaa, ma kindlasti hakkan kuskil mingi 20 aasta pärast vaatama oma ASMR-i videosi mingi perega koos kuskil jõulupühade ajal telekast. Nagu ei. Selleks filmime midagi paremat. Aga ma tean, et kui ma YouTube'iga alustasin, siis ma rääkisin hästi palju, et ma ei taha, et mu content nagu muutub, et ma tahangi nagu siukest casual, lihtsalt kaamera ees midagi nagu teen kas sõrmedega või ma ei tea, mingi tapping mingid asjade peal või pushing või mis iganes, et ma nagu lihtsaid asju teen. Ma ei tea, ma ütleks, et ma ei ole mikrofoni muutnud, ma nüüd esimest korda muutsin peale 2,5 aastat kaamerat. Et ma ei tea, kas on teie arust suur muutus, küsimärk või ei ole.
sõrme. Ma pean seda niidiga ja nõelaga arutama. Aga see on kaelagi. See on selline silver, issand, hõbedane kuu. Ja siis siin on üks siuke täht ka. Oh my god. Calm down, cat. Very cute. Ma olen siukse neutraalse alatooniga inimene, et ma saan mõlemad kanda, silverit, hõbedast ja kulda. Ma ei ole harjunud eesti keelt rääkima, vabandust, reaalselt raske. Mu pea ei ole harjunud mõtlema eesti keeles. Siis need kaks. Te kuulete mu kass, ma tean. Need on, kes teab, kes ei tea. Need paned nõnda. Ja siis oled nagu locked out. Oh no, please help me. Ei, nõnda ei ole. Need on pesemiseks. Kui sa lähed vannituppa ja pesed nagu onja, siis need teevad nõnda, et sul vesi kõik alla ei jookseks. Siis tähendab seda, et kui sul mingi särk seljas on, kamps on, mis iganes, siis need kõik asjad jäävad kuivaks. Ja nendel on nii armas värv ka. See on siuke pirsikurusa rohkem. Siis kas te arvate? Mis võivad olla siin sees? Kas sa tead, mis see on? Mul on üks veel. Need on järjehoidjad. Sa paned raamatu vahele ja siis saad nagu järg kord edasi lugeda. Need on nii cute. Vaata teda. Siin on kiisuga ja siin on lillega. Mis te arvate, kui mulle rohkem meeldib? Peaks ütlema, et mulle meeldib rohkem see kassiga. Ja siin mõlemad on ilust, aga ma olen siuke kasside fänn, et kassiga meeldib nagu rohkem. Nagu very cute. Kasutan kindlasti. Nii. Pakkin jälle ära. Nii, siis ma sain veel õhufritüüri ja minu teine õhufritöör, mis on kahe selle osaga. Ma ei tea, kuidas neid kutsutakse. Mul oli tegelikult seal ühe osaga, nüüd on kahe osaga. Uus on palju suurem. Ma olen nagu, yes, let's go. Kui sul on õhufritöör, siis ma arvan, et sa tead, kui äge asi see on. Et eriti kui see nagu nüüd suuremaks läks, mida ma saan sellega rohkem erinevaid asju korraga teha, mis teeb nagu elu ilusamaks. Elu on nagu lill, kui sul on õhufritöör. Ei, tegelikult palun jäta kommentaaridesse, kas sul on õhufritöör või kas sa oled seda kasutanud. Ma olen nagu I love it. Nagu best asi ever. Ja okei, see on nii täis, sellepärast ei kuule siit mitte midagi. See on lihtsalt kuumakaitse. Ja see lõhnab mega hästi. See lõhnab nagu lillede järgi. See lõhnab värskelt. Nagu teate seda, kui sul pesu tuleb masinast, siis see lõhnab nagu hullult hästi. See lõhnab
värske pesu. Siis siin on kätekreem ja küüneviil. Ja minul on isiklikult kogu aeg selline, et ma kasutan nii palju kätekreemi, nii palju. Mul on vist mingi 4 lahtist kätekreemi kogu aeg. Üks on käekotis, teine on koolikotis, töökotis, koolikotis, voodis, kirjutuslaual. Alati miinimum 4 tükki on lahti korraga, sest et need on tõesti väga vajalikud asjad minu jaoks, sest mulle ei meeldi, kui lähevad näpud, käed kuivaks. Kas sa tead seda, et kui sul on nahk kuiv, siis hakkab siit ääres see nahk ära tulema ja oi, kui see mul hakkab ära tulema, siis ma lähen pooleldi paanikasse. Okei, mitte paanikasse, aga see hakkab nagu haiget tegema ja üldse. Ma arvan, et inimesed, kellel on kuivad käed, siis nad teavad, kui palju teeb kuiv nahk tegelikult haiget. Ma tean, mõnda üldse ei huvita, mis iganes, aga see minu jaoks väga tähtis. Seega jah, need bad boyd peavad iga päev kreemi saama. Eriti see, et kui sa töötad näiteks haiglas või minu töö puhul ka, et ma pean hästi palju käsi pesema, kasutama igast neid desinfectioni keelespreisi ja need kuivatavad käed täiesti ära. Ja kui ma ei kasuta nagu reaalselt kätekreemi iga päev, siis mul on nagu goodbye fingers, nagu reaalselt sõrmed kaovad. Ei, nad ei kao ära, nad lähevad lihtsalt nii kuivaks, et see on valus, nad lähevad katki nagu. Ja siis ma pean lihtsalt kogu aeg neid kreemitama. Very important. Siis ma sain veel ühe tavalise valge kampsuni. Nagu mina isiklikult armastan kampsuneid. Ma ei tea, kas teie ka, aga need on lihtsalt nii mõnusad. Need on nii pehmed, need on soojad. Nagu muidugi ma kannan neid. Ma elan kampsunitega alates mingi septembrist kuni mingi märtsini. Ma elan lihtsalt kampsunites. Ja minu arvates on riided on siuke hästi praktiline kink, et kui sa tead minu maitse, et sa kingid mulle mingid riided, siis see on nagu väga praktiline, sa tead, et ma kasutan neid. You know. Nii, siis mul on siin üks kingitus veel. See mätsib täiega minu bluusiga, kampsuniga, jakiga, mis iganes. Siin on üks tass all. Siin on sokid. Ma see aasta sain mitu paari sokke ja kõik on siuksed pehmed, nagu hästi pehmed. Ja ma lihtsalt armastan selliseid sokke. Need on nii head soojad, mida kodus kanda. Ja siis siin on siuke minu väike veepudel. Ja ma olin nagu hell freaking ja ma lihtsalt kasutan neid, et enda voodit soojendada õhtul, kui mul nii külm on. Nagu jepp. Väga praktiline. Saab nagu kõik kuidagi kasutada. I love it, thank you. Siis ma sain veel raha. Ma arvan, et peaaegu iga inimene saab nagu raha. Erinevates summades, aga kõik nagu vist saavad raha.
asi, mida peaks nagu tavaliselt nagu lihtsalt mitte tavaliselt kinkima, aga see ei ole nagu kingitus. Aga ma ei tea, ma olen veits õnnelik nagu iga kingituse üle, mis ma saan. Mulle meeldib ka ise nii väga kingitusi teha. Ja kui inimesed lihtsalt nagu nad kingivad mulle näiteks sokid. Ma mõtlesin suvele, kui ma need sokid ostsin või mis iganes, ma olen nagu ja teed termimaar nagu ja nii lahe. Et mulle nagu meeldivad sellised praktilised kingid, sa tead, et need ei jää kuskile kappi seisma või mis iganes. Ja ma vaatan, kass on moodi peal. Ma mõtlen, kas ta hakkab kuskile jooksma ja siis teeb hullult müra või mitte. Sest et minu see kogu majandus praegu, millega ma filmin, on kassipuu peal. Ja ma üritasin seda videot juba paar korda filmida. Ja jumalast iga kord midagi toimus. Esimene kord hüppas kassipuu peale lihtsalt lampi. Teine kord hakkas kratsima kassipuud, ma olen nagu okei. Lihtsalt minu jaoks halb timing, sest et nagu lihtsalt halb aeg, sest ma üritan praegu filmida, onja. Aga see on tema kassipuu, las ta kratsib. Aga point on selles, kui minu mikker on kassipuu peal, siis kui tema kratsib, nagu siin mingi kass kratsib paljemini, aga see on nagu torm, see on reaalselt nagu mingi torm minu mikris. Ja ma tean, paar päeva tagasi oli ju tormihoiatus, et kas teil ka midagi toimus, saite üldse aru, et mingi torm või midagi oli või? Ma nägin seda uudist Hiiumaalt, kus ühel majal lihtsalt nagu katus lihtsalt push, lendas minema. Ma olin nagu mingi ma loodan, et teil oli kindlustus. Muidu läheb veits raskeks vist. Paistad pihku, et neil oli kindlustus. Tõesti, ma ei kujuta ette seda kõike stressi. Et seal oli seda soojustusvärki ja kõik oli vist tuba täis lennanud ja issand, ma ei tea, ma ei kujuta üldse lihtsalt ette. Täiesti õudusune nagu ausalt ka. Ja, aga jätta kommentaaridesse, sest mida sina jõuluks said. Ja homme või ülehomme ma filmin seda 30. Täna on 30. Ja ma ei tea, kas ma täna vist uploadin saksakeelse video ja homme eestikeelse. Ehk siis täna peaks olema, kui sa seda vaatad 31. Ja ma ei tea, kas sa seda üldse vaatad, sest et enamus inimesi 31. on ju peol. Äkki ma lähen 30. ülesse. Appi, ma ei tea. Ma vaatan veel. Ja ma soovin sulle head uut aastat. Ja ma mõtlesin, kas ma teen jaanuaris, ehk siis aasta esimesel kuul, kas ma teen mingi nagu uue aasta lubaduste listi. Kas keegi on sellest huvitatud? Ma ei mäleta, ma saksa keeles tegin minu arust küll eelmine aasta, aga ma ei tea, kas ma eesti keeles ka tegin. Et kas te olete sellest huvitatud? Kas te üldse ise teete sellist liste või on see pigem nagu siuke, et ja et lubadust ja mul ei ole selleks uut aastat vaja. Nagu siuke mindset pigem. Et jah, ma ei teagi. Igastahes aitäh, et vaatasid. Kui sa siin veel oled, siis